tere! Alustame SK Reporteri jõuluhõngulise 10. saatega. 9. novembril tähistasid algklassid kooli aulas isadepäeva. Issi sa, oled mulle kallis, issi sa, armas oled ka. Issiga, lähme sõitma autoga, issiga, lähme sõitma autoga. Sellel aastal sai kool 178-aastaseks. Kohe näeme, mis toimus kooli sünnipäeva nädalal. Kooli sünnipäeva puhul küpsetasid õpilased kooke ja meisterdasid kaarte. Kool kinkis omalt poolt igale õpilasele vastu pildikogumiku. Sünnipäeva nädalal said õpilased kooliraadio vahendusel õpetaja Roosimäelt igapäevaselt uusi teadmisi kooli ajaloost. Viieteistkümnendal novembril esindas tantsutrupp Dream Sindi gümnaasiumi Viljandis toimunud Gümnafestil Lõuna-Eesti eelvoorus. Seitsmeteistkümnendal novembril osales Sindi gümnaasiumi meeskond Pärnu maakoolide 4. kuni 5. klasside poiste rahvastepalli meistrivõistlustel Paikusel. Sellega tagas võistkond endale võimaluse esindada Pärnumaad Eesti koolispordiliidu piirkonna võistlustel Viljandis. Seal saavutati 3. koht. 11. detsembri hommikul kogunesid üle 100 Pärnu maakoolide õpilasi Sindi gümnaasiumi võimlasse, et võistelda akrobaatikas.
25. novembri õhtul võis tänavatel näha valgesse riietatud kadrisid. Meie kooli näiteringi noored käisid tutvustamas kadripäeva kombestikku Sindi naisliidule. Sisse tulla Katri, Katri. Novembri viimasel reedel külastasid Sindi gümnaasiumi Lätis Taitsele pedagoogid. Neile tutvustati Eesti kultuuri ning Eesti Lipu Seltsi tegevust Sindis. Näitame katkendeid külaskäigust. Скажите, пожалуйста, вам понравилась наша школа? Что особенно понравилось? Школа очень понравилась, и понравилась ваша традиция флагов. Мы знали об этом раньше и хотели сами своими глазами видеть, как это у вас все происходит. Интересно узнать, чем различаются наши школы, ваши школы? Что у вас по-другому? Я думаю, что особо ничем не различаются. Такие же самые дети, ученики. Но только то, что у вас есть, это национальная гордость флаг, и что это у вас такая большая ценность и почет. Kuueteistkümnenda novembri õhtu oli Sindi noortele väga nust. Olge valvel. Kaamera võib tabada just sind. Tallinna TV-s on saade Kodupaik, kus uuritakse elu väljaspool pealinna. 4. detsembri episoodis tutvustati Sindi linna. Kellele ei saada nägemata, saab seda järelvaadata Tallinna TV kodulehel.
10. detsembril toimus iga-aastane maakondlik vene keele päev. Seekordne võõrustaja oli Audru põhikool. Meie kooli esindasid õpetaja Jelena Kovšinova ja Tatjana Grigorjeva Keerupi õpilased. Sindi gümnaasiumi traditsiooniks on tähistada jõuluajal advendihommikuid. Iga advendi korraldamise ülesande saab loosi kaudu üks klassikollektiiv. Nii oli ka sel aastal. Esimese advendi hommiku tegi 10. A-klass. Nemad esitasid näidendi ja muusikapala käsikelladega. Teine advent oli 11. ja 7. klassi poolt. Seal kanti ette kauneid luuletusi. 12. A ja 6. B-klass laulsid 3. advendil jõululaule. The lights are turned way down low. Let it snow, let it snow. When we finally kiss goodnight, how I'll hate going out. 15. detsembril leidis aset Sindi gümnaasiumis 15. jõululaat. Terve koolimaja lõhnas maitsvate küpsetiste järgi. Pühade meeleolu aitas luua jõulumuusika. Mida sina müüd? Mina müün kaminaroose, kaerahelp, küpsiseid ja jõulupärgasid. Kas teie osalete sellel aastal parima muffini konkursil? Ja ikka osaleme. Kui kindel te oma võidus olete? Ei ole väga kindel, aga loodame parimat. Kuidas teile selle aasta jõululaat meeldib? Väga lahe on, hästi palju müüjaid on ja lahedad asjad ja väga meeldib. Mulle meeldib väga. Väga hästi. Mida te juba ostnud olete? Ma olen ühe jõululõhna ostnud, kus on nagu, ongi nagu jõululõhn, tükene mõnus. Ma olen õnneloosis osalenud. Õnneloosis ostsin spordikella. Ja kui palju õnne teil õnneloosis oli? Ikka oli. Ta oli ahjukana, aga seda ma ei võitnud. Saab peagi lauluks laste suun. On pilvis end kuu peitnud, ei tähti puista taevaga. Ja kui lapsed öös näevad ja väljas ikka valget lund.
Tõotab tulla märg, sopane, külm ja kõve. Pori ja pakase eest saab end kaitsta siseruumides viibimisega. Aga kui te ikkagi juhtute väljas olema, võite üles vaadates märgata vesihalli taevalaotust. Kelgutamine ja suusatamine jääb ka sellel aastal vaid unistuseks. Kelgu asemel saab ka autoga ringi murada. Nüüd saame kuulda õpilaste saadetud jõulutervitusi. Sirelin soovib Annabelile maailma parimaid jõule. Rainer tervitab oma pere ja Randalit. Kallis Sindi gümnaasiumi koolipere, soovime teile kaunist ja meeleolukat ja südamlikku jõuluaega. Sindi politseipere. Häid jõule, Toomas Krainev. Mulle meeldivad sinu pikad pruunid juuksed ja punased prillid. Mulle meeldib sinu isikupärane iseloom ja sinu kollased papud. Armastan sind nii väga, kallis Eliise. NB, ma ei ole ats. Lugupeetud Toomas Krainev, teie saate oma fännikirjad kätte huvijuhi kabinetist. See oli SK Reporteri 10. saade. Häid jõule! We wish you a Merry Christmas, we